See oli 1991 ja ma olin siis 31 aastane. Ja nagu ma ütlesin, ma olin juba siis Eestis labori juhataja asetäitja ja tundus nagu karjäär võiks olla väga hea, aga niimoodi see ei läinud. Ja siin me alustasime nullist ja võtsime oma 2 kohvrit kaasa. Läksime National Institute of Healthi ja ma alustasin seal tööd. Abikaasa sai ka umbes aasta pärast huvitava töö ja niimoodi me otsast peale alustasime. Maailm on kui värviline paik ja kogu see kirevus rõõmustab meie silmi või vähemalt peaks rõõmustama, sest osad inimeste jaoks hakkavad need värvid ühel hetkel tuhmuma. Silm ei seleta enam nii selgelt. Mis silmadega siis juhtub ja kuidas nägemine taas teravaks saada, sellest püüab selgusele jõuda siin New Yorgis asuva Columbia ülikooli silmakliiniku teadusdirektor dr. Rando Allikmets, üks silmageneetika alal maailmas kahtlemata püramiidi tipus olevaid teadlasi. Minu enda jaoks on teadus alati olnud midagi, mida ma oskan teha ja on praktiliselt väga väheseid asju, mida ma oskan teha, nii et sa pead olema fanaatik. Teadlaks olemine on siis väga huvitav. Sa saad teha asju, mis sind huvitab. Mida väga paljud inimesed, ma kardan, ei saa öelda. Rando Allikmetsa teadushuvi sai alguse juba algklassides Tartu loodussõprade majas, kus ta vaatles ja rõngastas linde. Tollal tahtis ta saada bioloogiks. Õppima asumine Moskva ülikooli biokeemia erialale andis edaspidiseks teadustööks hea põhja. Edasi tuli töö Eestis ja siis täiesti uue karjääri alustamine USAs. Ent kogu oma teadustee on Allikmets tegelenud inimese genoomiga. Juba tema väitekirja teema oli inimese geenipankade konstrueerimine ja geenide kloneerimine. Peale selle oli minu uurimisteemaks onkogeenid ja vähisupressorgeenid. Ma tegelesin sellega, ma ütleksin, läbi lõhki võib-olla 10 aastat. Alustasin ma neid töid Stockholmis Karolinska instituudis, kus mul oli õnn olla George Kleini laboratooriumis, ma ütleksin umbes aasta aega. Ja seal me otsisime kopsuvähi geeni, mis on inimesel 3. kromosoomi peal. Huvitavalt ja ette rutates ma võin öelda, et seda geeni pole siiamaani leitud. Kuigi teadlased teavad vähist, selle põhjustest ja käitumisest juba päris palju, on neid teadmisi vähiravimi väljatöötamiseks veel väga keeruline kasutada. Väga paljud geenid, mis põhjustavad vähki, reguleerivaid väga üldisi protsesse rakkudes ja nende geenidega manipuleerimine on praktiliselt võimatu. Nii heas või halvas mõttes. Halvas mõttes, kui sa tahad midagi supresseerida või maha suruda, või heas mõttes, kui sa tahad midagi juurde panna, et geen paremini töötaks, kahjuks on selgunud, et see on suhteliselt võimatu. Geen on tükike DNA-d. Geeni puhul peab teadma järjestust, mis määrab ära geeni alguse ja geeni lõpu ning kogu ülejäänud geeni struktuuri. Ja olgugi, et olen 10 aastat geene uurinud, on ikka veel väga palju, mida avastada, tunnistab Rando Allikmets. Me teame, mis enamus neist teevad. Me teame, kuidas nad omavahel suhtlevad. Me teame, mis põhjustab väga paljusi haigusi, ehk geenimutatsioone, ehk defekte nendes geenides, mis võivad olla kas siis pärilikud või siis elu jooksul saadud. Nii et
Me teame väga palju, aga samas me ei tea veel teist sama palju. Ameerikasse tulles olid põhiteemad vähi geenide uurimine, mis toodavad valke, mis transpordivad vähiravimid rakust välja. Ja sellega on vastunäidustatud kemoteraapiale. Kui ma tulin siia 91, ma alustasin oma uuringuid National Cancer Institute'is, mis on National Institute of Health kõige suurem instituut, see oli Marylandi osariigis. Seal ma töötasin 8 aastat ja minu põhiteema oli, et ma peaksin ära kloneerima kõik inimese transporterid, mis kuuluvad ABC transporterite suurde perekonda. Ja see teema arenes lõpuks välja selleni, millega ma praegu tegelen, sest et üks nendest transporteritest selgus, et on väga tähtis geen silmas, mis täidab väga tähtsat ülesannet meie visuaaltsüklis. Ja kui see geen on defektne, siis tulevad inimesel tõsised nägemishäired. Ja selle geeni avastamine viis mu silmageneetikasse, millega ma olen nüüd tegelenud viimased 12 aastat. Ja tegelikult, kuigi ma olen erialalt biokeemik ja molekulaarbioloog ja viroloog ja nüüd nimetatakse mind geneetikuks, ma tegelikult olen rohkem inimese genoomi uurija olnud kogu oma elu. Siin New Yorgis Columbia ülikoolis alustas Rando Allikmets taas täiesti nullist, rajades ülikooli silmakliiniku juurde tegevteadlasena oma labori ja tõustes seejärel kliiniku teadusdirektoriks. Siin Columbia silmakliinikus on 2 pool, teaduspool, kus teie töötate ja see on siis siin kliinik. See on kliiniline pool. Siin on siis patsiendid. Siin on patsiendid, siin on patsientide ruumid ja võtame vereproovid, et neid uurida labori poole peal. No ma olen ka täna vabatahtlikult nõus siis patsiendiks hakkama hetkeks. Meie uurime geene, ütleme näiteks visuaaltsüklis. Visuaaltsükkel on väga lihtsalt A-vitamiini tsükkel silmas, kus A-vitamiin liigub 2 rakutüübi vahel. Need on silmavõrkestarakud ja retinalpigment epiteeliumi rakud. Ja visuaaltsükkel ongi see põhjus, miks me näeme ja miks see pilt, mida me näeme, pidevalt muutub. Sest kui meil seda visuaaltsüklit ei oleks, siis oli üks vana nali, et sa näeksid ainult oma elu esimest pilti, milleks oli siis, kes võttis su sünnituse vastu või su sünni vastu. Ühesõnaga, kui on üks või teine geen selles tsüklis muteeritud, siis tulemuseks on kas vähem või hullem silmahaigus. Ja silmahaigus, mis tõi mind selle eriala juurde, on Stargardti haigus. Ja Stargardti haigus põhjustab mutatsioon A-vitamiini transporteris. Muteeritud geen on väga lihtsalt seletatud geen, milles üks nukleotiid on vahetatud teise vastu. Ja et ainult üks täht selles geenis on muudetud, kui see tähemuutus muudab ka valku ja valgusünteesi, siis ta ilmselt mõjustab valgu tööd ja järelikult mõjustab protsessi meie organismis ja põhjustab haigust. Niimoodi, see on visuaaltsükkel. Siin on tegemist võrkestarakkudega, kepikeste ja kolvikestega. Siin on tegemist pigmentepiteeliumiga ja see on siis, kuidas vitamiin või A-vitamiin liigub ringi mööda seda tsüklit. Geen, millest me praegu räägime, on ABCR või nüüd nimetatakse teda ABCA4 ja see transporter transpordib vitamiin A-d välja rakumembraanist. Pärast seda, kui ta on rodopsiini poolt
aktiveeritud, foto aktiveeritud. Ühesõnaga, kui silma tuleb valgus, siin toimub nägemine ja kogu see tsükkel on selle jaoks, et see nägemine lihtsalt korduks. See tsükkel toimub väga kiiresti, see tsükkel peab toimuma väga täpselt ja kui ütleme, A-vitamiini transport on häiritud sellel kohal, see tähendab seda, et see tsükkel lihtsalt pidurdub ja ei toimu korrapäraselt. ABC transporterid, selle ingliskeelne nimi on ATP Binding Cassette transporterid, sellest tuleb see nimi. See tähendab seda, et nad kasutavad ATP-d või AT-faasi energiat, ATP energiat transpordi jaoks. Ja antud juhul see transporter on meil ainult silmas ja ta töötab ainult silmavõrkkeste rakkudes. Kui see geen ei tööta, siis lihtsalt öeldes halveneb kesknägemine, inimene ei saa lugeda, inimene ei saa näha otse ette, perifeerne nägemine küll säilib ja paljud Stargardti patsiendid on harjunud niimoodi elama, et nad lihtsalt vaatavad maailma või ükskõik mis asja nagu külje pealt või silma nurgast. Aga üldjuhul see haigus tähendab seda, et silma keskosas ehk maakulas asuvad rakud degenereeruvad, surevad ja nägemise kaotus on pöördumatu. Ja haiguse pilt, mis patsiendis avaneb, on selline, et patsiendile tekivad silma tagapõhjale ainete kogumikud, mis seal ei tohiks olla, mis on halvad. Kui neid koguneb liiga palju, siis rakud surevad ja antud juhul on näha, et rakud alustavad suremist silma keskelt ehk maakulast. See on see koht, mille tõttu me näeme teravalt, mille tõttu me näeme otse ette, mille tõttu me näeme värve. Et silma tagapõhi on tegelikult olulisem isegi kui see esipind? Jaa, sest et silma tagapõhjas on neuronid ja see on see põhjus, miks me näeme. Silma eesosa on selle jaoks, et valgus läheks läbi, et valgus läheks läbi õigesse kohta. Kui see nii juhtub, siis me prille ei kanna, siis me kõik näeme väga teravalt. Kui on läätse sügavus muutunud, siis järelikult me oleme kas lühi- või kaugnägelikud. Aga kõik protsessid, mis põhjustavad nägemise, toimuvad tegelikult silma tagapõhjas ehk võrkkestes. Praegusel ajal me saame silma uurida väga põhjalikult ilma igasuguse sissetungita. Nii et sa saad ainult kasutada masinaid, mis teevad silmast pildi ja selle pildi põhjal saab väga põhjalikult uurida silma ja silmahaiguse põhjusi. Nüüd on selge, et kõik haigused on geneetilised, alates lihtsatest infektsioonidest ja lõpetades südame, vaimuhaiguste või vähiga. Et haiguste tekke põhjusi teada saada, ongi vaja põhjalikke geeniuuringuid. Geeniuuringud toimuvad suht lihtsalt. Kui uuritakse pärilikkust, siis lihtsalt võetakse vereproov. Sest et kõik meie rakud meie organismis on ühed ja samad. Sa võid võtta vererakud ja sa saad täieliku pärilikkuse pildi inimesest. Mis on tõesti väga huvitav, mis on juhtunud viimase aasta jooksul, on see, et nüüd me võime sekveneerida inimese genoomi umbes kuu aja ja $10,000, mis oli absoluutselt ulme valdkonnas veel paar aastat tagasi, sest et esimese inimese genoomi sekveneerimine võttis aega, no ma ei tea, ütleme 10 aastat ja miljardeid dollareid. Ja nüüd me saame seda teha isegi keskmistes laborites väga kiiresti ja suhteliselt väga väikse raha eest.